Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Head kuulajad, käes on esmaspäev ja 7. mai ning see tähendab, et digitunni saade alustab stuudios Ants Lugas, Henrik Roonemaa, uudisteportaalist Geenius.ee ja meie tänase saate teemad on sellised. Taksoäppide populaarsus meediaruumis Eestis ei ole enam see, mis ta oli veel möödunud aastal, aga sellest hoolimata me peame teatama, et Eestis on järjekordne uus taksoäpp ja vaatasime sellele peale. Väljas on läinud ilmad soojaks lausa ja inimesed ju rändavad ringi ja tahavad rohkem andmesidet kasutada. Vaatame andmeside hindadele korraks peale Eestis võrreldes muu maailmaga. Üks huvitav sündmus on toimunud läänemaailmas, õigemini mitu huvitavat sündmust seoses Facebookiga. Neil esiteks oli oma iga-aastane suur konverents F8 või Facebook F8. Sealt tulid mitmed uudised välja ja vahetult enne seda teatas WhatsAppi kaasasutaja Jan Koom, et tema lahkub Facebookist, sest Facebook on jõudne firma. Ja missuguseid telefone maailmas inimesed ostsid selle aasta esimese 3 kuu jooksul. Top 5 on võtnud 4 kohta ära ainult üks firma ja te võite arvata nüüd, mis firma see on ja saate jooksul kuulete vastust. Ja, igasugused väiksemaid uudiseid on saates kindlasti veel, aga head kuulamist. Digitund. Hakkame saatega peale ja Eestis on siis uus taksoäpp. Kui see oli kas aasta või 2 tagasi, kunas me kirjutasime Geeniuses, ma mäletan praktiliselt, üle päeva. Ma arvan, et ma eriti liialt üle päeva tuli mingisugune uudis välja Taxify'st, Toda ja Uber seda ja taksofirmad veel 3. ja õudne käts käis ja jagati turgu. Siis viimased, vähemalt terve 2018, aga minu meelest juba ikkagi vaata, et sügisest peale väga rahulik olnud sellel turul ja ma kuulen isegi tuttavate käest küsimusi stiilis, et oot, kas Uber ikka tegutseb veel Eestis? Et kuidagi väga ära mõjunud, aga nüüd siis on juhtumas see, mis pidi tegelikult juhtuma juba mitu aastat tagasi. On juhtunud see, et uus taksoäpp Yandex Taxi Venemaalt on siis tulnud Eesti ehk siis tõenäoliselt kitsamalt Tallinna turule. On jah, ja ma tegelikult olen juba nüüd näinud ka nüüd loetud päevade jooksul. 1. maist avasid nad teenuse ja olen näinud mööda Tallinna bussiradu sõidavad mustad Mercedesed ilma taksoplafoonita, aga peale on Yandexi kleeps. Oota, kas neil on siis oma autod või mis asi see Yandex on? Sellest ma ei ole aru saanud, nad ütlesid otse ja kui teha Yandexi äpp lahti, siis on näha, neil on partnerfirmad. See on Tulika, erineva tasemega muide, sest saad osta nagu tellida tavalise auto ja premium auto ja neil on partnerfirmad Eestis. Aga see ongi veider, et on Tallinna vahele lastud sõitma nüüd ka siis mingid mersud, mille Yandexi kleepsud on peal ja juhid arvavad, et nad on ühissõidukid ja sõidavad selle ühissõiduki rajal Tallinnas. Tegelikult ei tohiks sõita või? Äkki nad on taksolitsentsiga, ma ei tea. Seal on see plafooni teema, sest sa pead tähistama oma auto, kuidagi siis võid sõita. Ühesõnaga, ei ole see sõidu jagamiste strateegia neil on ise öelnud, need on taksofirmade siis litsentseeritud taksode vahendaja ja võtavad siis Tulika Tallinnas Takso24, Soodne takso ja muud firmad. Ja kui sa valitud nuppu äpis, tuleb auto sinu juurde ja viib sind siis sihtkohta. Ja kui ma korraks võrdlesin seda olemusolevat Taxify'd ja Uberit selle Yandexiga, siis põhimõtteliselt laias laastus erilist vahet ei ole. Kõik käib samamoodi, on äpp, teed lahti, ütled, tahan taksot siia, tahan sõita sinna, ütleb, auto tuleb. Ja tööpäeva keskel vaatasin umbes need tellimisajad, need samad, hinnad on väga sarnased, ütleme seal Uberil oli tekkinud väike surge pricing, nagu ütlevad, et siis nõudlus oli suur ja hind oli väga kõrgeks läinud, aga Taxify'ga suht võrdne hind, kõik sama, et mis tegelikult minu jaoks tähendab seda, et mina ei näe, miks ma peaks kolima ära senise äppi pealt ühte uude äppi, kuna ei ole olulist kvaliteedi vahet või hinnavahet või mingid muud vahet. Üks naljakas asi oli selle Yandexiga, kui nad alustasid, siis Tallinna tänavate nimed olid väga veidralt kirjutatud neil äppis, et nagu
Müürivähe oli Mjuriva ja Männik oli Mjänniku ja nii edasi. Mitte siis kirillitsus, vaid ikkagi ladina tähest. See oli nagu otse tõlge kirillitsust või mingi väga veider algoritm oli siis tõlkenud kuidagi, sest Ü oli juuks ja aga Randex Taxi juba tweetis Twitteris, et me juba hakkasime seda parandada meie kolleegidega kirjapilt muutmata, eks tundub, et nad siis käsitsi parandavad Tallinna kaardis olevat tänava nimesid. Sipruse boulevard. Okei, no ikka juhtub, aga autod sõidavad ja loodetavasti, kaardi peal vahet pole ju, näitab õigesse kohta ja siis läheb takso ka õigesse kohta. No miskipärast ma ennustan, et see on võib-olla ka viimane kord aastal 2018, kui me räägime sellest äpist oma saates. Võib-olla see langeb jälle unustusse ka. Aga muide on üks sihtgrupp tõenäoliselt, kellele see on väga väärtuslik teenus ja need on vene turistid. Ehk et sul on tõenäoliselt vene turistina see äpp võib juba sul telefonis olemas olla ja sa tuled siia Tallinnasse, teed selle lahti, tellid endale takso ja saad sõita. See on hea mõte küll jah, sellepärast on huvitav, et Uber pani nagu neil seljad kokku Vene turul Yandexiga. Ja mis on nende mõte jällegi, turist tuleb Venemaale, tal on telefonis Uberi äpp olemas. Ja Uber ise ei viitsi seal turul tegutseda, ei saa tegutseda, mis iganes põhjus võis olla, aga Uber saab teenust vahendada ja Yandex teenindab autodega ja turisti peab uut äppi installima, et see on tegelikult turistide püüdmine. Ja sinu hinnang praegu on see, et äpp töötab, taksod liiguvad, sõitke või ärge sõitke, ise teate, sõitke sellega, millega tahate sõita. Mingit vahet, sisulist vahet sa ütled, et ei ole neil? Ei näinud küll, et oleks ju. Selge, me saame siia veel võtta teise kiire uudisteema ka, küsimus, kui palju andmesidet saab 30 euro eest. Ma ei tea, räägi sellest uuringust lähemalt ja miks just 30 euro eest? Rewheel on väga äge uuringufirma, teevad sellised üle-euroopalisi ja tegelikult üle maailma panevad kõrvuti väga konkreetselt tarbija andmed, palju siis mingil turul mingi raha eest saab ja näitab, et kui hästi sinu riigis läheb. Ja Eesti on seal aastaid tagusel ajal oli kehvemal positsioonil Euroopas keskmike seas, aga nüüd see näitab ära, kui hea on Eestis elu, sest nad võtavad sellise tüüpilise paketi 30 eurot sellepärast, et see on selline kõvema tarbija hinnapakett on ju. Et sa ei ole selline, kes vaatab ainult e-maili telefonist, vaid vaatab videot, on suvi tulemas, kasutad kuu läbi andmesidet kuskil vabas õhus ja 30 eurone selline siis kõvema tarbija hinnapakett. Kui palju gigabaiti selle eest saab andmesidet? No kui sa peaksid arvama, kas sa vaatasid seda graafikut? Vaatan juba praegu. No ütleme nii, kui keegi peaks arvatama, kas sellest saab 10 gigabaiti 30 eurost, 20 gigabaiti, äkki isegi 100 gigabaiti, siis Rewheel pani kokku Eesti operaatorite seast leidis parimad paketid ja vastus on, Eestis saab siis lõpmatu hulga gigabaite ehk piiramatu mahuga paketi saab selle raha eest. Ja me oleme sellega siis koos paari teise riigiga Euroopa tipus. Meiega koos on siin veel Läti, Leedu, Šveits, Horvaatia, Soome, kelle ma ära unustasin, Taani vist ka, kes pakuvad siis ka, et neil on väga hea. Aga teisest servas see ei ole üldsegi normaalne. See ei ole nagu üldlevind, et sa 30 eurost saad lõpmatu hulga gigabaite, sellepärast et lähete puhkama Kreekasse või Maltale või Ungari on siin veel Euroopa riikides, Tšehhi, kus on see põhimõtteliselt sellised paketti ei olegi või saab siis paar gigabaiti selle raha eest. Et see nagu tuletab meelde seda, et tegelikult Eestis on seal andmeside hinnad on läinud ikkagi väga, väga heldeks. Ma ei saa, ma üritan just aru saada, et mis mõttes, miks näiteks Kreekas on kirjutatud 0, et sa ei saa nagu mitte midagi. Sellist paketti ei ole, mis on 4G andmeside, kus on 1000 kõneminutit ja kiirus peab olema vähemalt 3 megabit sekundis, mis on tegelikult olematu kiirus. Mis maksaks kas 30 eurot või vähem. Aga tähendab, siis Kreekas on üle 30 euro on siuke pakett. Uskumatu. Seda ilmselt peaks, ma vaatan nende kodulehele ka, et mingid täpsemaid andmeid nad ütlevad, et on mingisugune DF Monitor Pro, ma peaks mingisugune Pro paketi tõenäoliselt ostma, et sellest nagu aru saada, et mis seal Kreekas ja Maltal siis toimub. 4G neil igatahes on, nii palju ma saan aru, aga et kas see on siis, see tõesti on siis nii absurdselt kallis seal või mis sellega toimub, aga igatahes jah, selle nii-öelda tsiviliseeritud maailma, 4G tsiviliseeritud maailma esiotsas on siis Baltikum, Slovakkia, Taani, Šveits, Horvaatia, Soome, eks ole, Holland, Bulgaaria, seal Prantsusmaa, Poola, niimoodi ta järjest tuleb, et terve hulk muid maailma riike on ikkagi väga sellises, väga palju meist tagapool.
aga see tähendab, et suvi on tulemas, igaüks võib nüüd vaadata, palju ta arvab, et ta tahaks kulutada neid mobiilseid gigabaite, kulutage nii, et on kulutatud, tasub minna vaadata oma paketid üle, need on vahepeal muutunud kindlasti ja tingimused on muutunud, et teil suvel mööda Eestit ringi sõites ei oleks seda muret, et kas ma saan või kas ma võin kontorist väljaspool ikka tööd teha, et äkki gigabaidid kuluvad. See ei ole enam Eestis nii kallis. Me teeme pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund läheb edasi, Ants Lõugas, Henrik Roonemann stuudios ja räägime nüüd Facebookist. Facebookist on tegelikult suhteliselt palju rääkida, et neil toimus 2 tähelepanuväärset sündmust. Suurem neist oli Facebooki F8 nimeline konverents, aga räägime enne ühe teise asja siia ära, nimelt päev enne seda konverentsi vist, 30. aprillil, vähemasti uudised olid 30, võib-olla ta siis jõudis 29 sellest teatada. Igatahes teatas WhatsAppi üks asutajaid Jan Koum, et ta lahkub ettevõttest, sest Facebook on, et sellepärast, et tal on ületamatud erimeelsused Facebookiga selle osas, mida tähendab kasutajate privaatsus. Või tõlkes siis ühesõnaga, kuna Facebook on Jan Koumi arvates niivõrd õudne firma, siis tema ei saa sellises ettevõttes enam sekunditki kauem töötada ja teatas, et tema lahkub. Tuletamis meelde, et WhatsApp oli see firma, mille Facebook ostis 4 aastat tagasi 19 miljardi, rohkem kui 19 miljardi dollari eest. Seal firmas töötas käputäis inimesi, vist ala 2 käesõrmedel üles loetav hulk inimesi. Paljudest neist said miljardärid, miljonärid ja paljud riskikapitalistid said ka väga rikkaks, mingi 50 või isegi rohkem kordseid tasuvusi oma investeeringutele. Nii et 4 aastat siis Jan Koum ja tema kaasasutaja, mis ta nimi oli, Brian Acton vist või? Olid sunnitud seal Facebookis töötama, sellepärast, et nende enda tasu oli sellega seotud, et Facebooki nende see raha, mida nad selle WhatsAppi eest sai, tiksus, nagu ikka tavaliselt selliste tehingute puhul, tiksus aastate jooksul, enam-vähem 4 aastat oli see piir ja nüüd siis on, ma ei tea, kas Brian Actonil kogu raha, aga Jan Koumil valdav osa rahast on välja teenitud ja siis ta tuli avalikus ette teatas, et Facebook on tegelikult niivõrd õudne firma, et tema enam selliste inimestega sekunditki koos kauem töötada ei saa, et tema läheb minema ja hakkab tegelema huvitavamate asjadega kui tehnoloogia maailm nagu oma hobidega ja puhkama ja ta rääkis midagi selle haruldastest õhkjahutusega Porschedest, mida ta läheb putitama. No see sai jah palju sellist tähelepanu, et aus vähemalt põhjus, aus seletus, mis ta tegema hakkab, on ju, et ta hakkab Porschesid jahtima või koguma. Aga huvitav see, et kui rääkides rahast, siis Time ajakiri teatas, et tegelikult on tal veel mitu tärminit aastal 2018 nende aktsia. Ja tal on praeguse kursi järgi seal kuskil 9 miljonit või mingi selline põhimõtteliselt miljard on tal veel nagu üle 10 on käes. Nii et selles mõttes, et miks ma olen siin nagu sarkastiline tema käitumise suhtes, on see, et Jan Koum ja see Brian Acton müüsid WhatsAppi maha 4 aastat tagasi, kui WhatsAppi aastakäive oli seal $30 miljonit. Nad müüsid selle maha rohkem kui 600 aasta kasumi eest Facebookile. Nad teadsid, mis ettevõte on Facebook, kõik nad teadsid. Ja ma ei saa aru, kas nad teevad täna nägu, et nad ei tulnud selle peale, et Facebook tahab hakata WhatsAppis näiteks reklaami müüma või et Facebook tahab oma 19 miljardit tagasi saada. Kas nad olid lollid või nad teevad näo, et nad olid lollid? Aga minust nad ei teegi mingist nägu, nad räägivad väga otseselt, et võtsid raha välja, nüüd hakkab Porschesid koguma ja enam ei viitsi seal firmas olla. Ja selle kõrval nagu see mõttes, et 4 aastat istusime siin ära ja nüüd enamus, kas kõik või enamus raha oleme Facebookilt kätte saanud, nüüd me teeme avaliku sees väga mureliku nägu, see sama Brian Acton on ka teinud väga mureliku nägu. Märtsis siin ta kirjutas Twitterisse väga kuulsalt, it's time to delete Facebook või midagi sellist. Tema oli selle kampaania liige, jah. Ole hea inimene, sa istusid seal aastaid, sa võtsid kõik need miljardid vastu ja nüüd oled järsku, üleöö oled korraga selline murelik. Ja siis see Brian Acton isegi tunnustame, et ta andis $50 miljonit sõnumi äpile Signal, mis on siis selline väga turvaline ja krüptitud sõnumi äpp. Ma ei tea, kas see oli PR või südametunnistus või mis iganes seal nagu oli, aga Jan Koum teatas lihtsalt, et Facebook on väga nõme, ta on WhatsAppi pärast umbes väga mures, et see krüpto hakkab seal kaduma ja olles nüüd saanud oma 10 miljardit kätte, lähen ma tegelen oma Porschedega. Uskumatu jutt ikka. Aga väga ju selles mõttes aus.
kas ei ole aus või? Et istud nii kaua firmas ära, kuni raha kätte saad ja siis ütled, et sa lähed raha kulutama. Et selles mõttes, et... Aga sa mitte sellepärast, et ma ei viitsi enam, vaid sellepärast, et see Facebook on ikka üks kole koht. Okei. Et oleks võinud öelda otse välja, et raha on käes. Ma saan sest aru, aga... Mis selle WhatsAppiga toimumas on küsimus, mida peaks teadma inimene, kes WhatsAppi kasutab. WhatsAppis on teatavasti siiamaani vist olemas see võimalus, see, et sul on siis nii-öelda sõnumid on omavahel krüpteeritud. Et kui mina saadan sulle sõnumi, siis WhatsAppi serverid ei näe seda. See on siis nii-öelda salajane vestlus. Aga Facebooki huvides on muidugi see, et ta vaikimisi ei oleks selline, et vaikimisi oleks, serverisse jääks see sõnumist siis nagu teksti koopia nagu oleks loetav, mis tähendab seda, et WhatsApp saab, siis Facebook läbi WhatsAppi saab selle kaudu reklaami müüa, on ju. Et see mõttes, et ilmselt keegi ei arva, et Facebooki usinad töötajad hakkavad neid vestlusi lugema. Aga sarnaselt näiteks Gmailile, Google'i Gmailile, eks ole, siis arvutid otsivad sealt märksõnu ja neil on võimalik siis sinna reklaami vahele näidata või ilmselt tänapäeval on see asi arenenud, et nad ehitavad sinu profiili lihtsalt. Sa mainid seal, mina näiteks sinuga chatiks ütleks, et ma tahan endale osta uusi kummikuid, arutame seal tükk aega, et milliseid kummikuid osta, et siis kuskile saab kirja, et mina armastan kummikuid osta ja mulle võib seda reklaami näidata. Selles mõttes oli WhatsAppil oma nagu hea mõju sellele sõnumi äppidele, sellepärast, et kas osaliselt või mingil põhjusel või selle suurema trendi tulemusena sai see asi popiks, et on olemas sõnumi rakendustes siis selline krüpteeritud side. Sa saad suhelda nii, et ei jää sellest kuskile logi sinu teksti alles. Et tegelikult on ju ka Facebooki enda Messengeris see sama funktsioon olemas. Sa saad panna siis tööle need krüpteeritud sõnumi. Ja see on erakordselt ebamugav. Ma olen seda kui lihtsalt korra proovinud põhimõtteliselt, aga see on selge, see, et on tehtud sinna sellepärast, et kuskil oleks võimalik öelda, et see on olemas, aga see ei ole kasutatav. Aga muide, rääkides sõnumiäppidest ja oma kogemusest, siis viimased mingisugune 2-3 olen mina kasutanud seda signalit väga edukalt. Ja mis ma märkan, ma olen teinud niimoodi, et ma laen oma telefoni raamatu sinna äppi. Ta on kõik mu numbrid saab kätte. Ja siis ta hakkab mulle ütlema, et näed, see kontakt on liitunud sellega. Ja see liitumine käib niimoodi, mul on siuke väga läbisegi, mul ei ole 3 sõpra, vaid hunnik kontakte, kellele ma helistada ja umbes iga nädal, ma ei tea, 10 inimest sellega liitub. Et see nagu signaal levib. Ja mis on oluline aru saada, kes seda paar inimest mult küsinud, et mis asi see on, et kas see on mingisugune mingi tehniline keerukas jura. Tegelikult see on täiesti tavaline äpp, kus saate esimene sõnumi, pildi ja kõik. Aga signaalil taga siis ei ole ühtegi suur ettevõtet, on siuke MTÜ, Eesti tähendus MTÜ või fond. Pulle põhimõtteliselt. Jah, kes sai sellelt WhatsAppi asutajalt 50 miljonit ja sellega siis Mitte sellelt Porsche mehed küll, vaid sellelt teiselt asutajalt. Sellelt teiselt mehelt. Et millega sa arendavad. Ja see äpp töötab tegelikult täitsa normaalselt. Et mulle täitsa ära harjunud kasutusliides ei ole midagi erilist. Ainuke küsimus on see, et kas sul on need inimesed seal signaalis, kellega sa igapäevas ma tahtsin küsida, et kuidas sa teed seda, kuidas sa veenad oma tavakasutajatest mitte eriti paranoilisi, ma ei tea, sõpru, perekonnaliikmeid, lähedasi, et lähme nüüd ajame seal seda juttu. See on selline, kuidas öelda, mõnus vestlus õhtul baaris kellega rääkida, et sa veenad sõpra. Mis taktika on, kas sa hirmutad nad ära või sa sead nad valiku ette, et kui sa tahad minuga rääkida, et ma olen seal? See on psühholoogiline väike mäng, et osadega töötab hirmutamine paremini ja need tulevad kaasa. Teistega on siuke, et see on trendivärk. Kõik lääne, ütleme, siuksed eneseteadlikud internetikasutajad kasutavad seda, need tulevad kaasa. Muidugi kolmandad ütlevad need suva ka, et loomulikult aru saadav, et sa ei ole võimalik tänapäeval ühte sõnumi äppi oma elu kontsentreerida. Kahjuks ei ole, aga mulle signal väga meeldib. Ja mulle ka, aga lihtsalt vaadates, ma olen lugedes seda Jan Koomi avaldust ja vaadates, kuidas ta need miljardeid on sinna kokku või miljardeid on endale saanud ja väga vaikse, väga truult istunud Facebooki, kas ta istub nõukogus juhatuses, ma ei mäletagi, kuskil täitsa Facebooki tippjuhtkonna seas on kõik need aastad olnud, kõigi nende otsuste juures. Nii kaua, kui see rahalaevad tema poole teel olid, siis ei olnud ta häda mitte midagi või kuskilt ei olnud lugeda, et kuulge, see ei ole ikka päris õige. Aga nüüd siis, jätab oma ligi miljardi sinna õhku. See on suur raha kahtlemata, aga protsentuaalselt on see ikkagi väga väike raha võrreldes sellega, mis ta on juba nii-öelda välja teeninud. Edaspidi, kui mõned idufirmad tulevad rääkima sellest, kuidas nad maailma muudavad, siis ma hoian selle ikkagi alati meeles. Et kusagil maailma muutmise taustal on ka inimesed, kes loevad neid rahatähti kokku. Aga hea küll. Aga muidu üsnagi veider, et kui sul on, hoolimata sellest, mitu miljardit sul juba kontol on või kui palju aktsiad selles väärtuses, huvitav, et miks ta siis nüüd selle tegi, mitte aasta lõpus?
no võib-olla tegigi sellepärast, et keegi ei saaks nagu väga otseselt ütlema, et noh, et istusid terve selle kevade seal ära, et tal kuskil novembri keskel vist tuleb see viimane rahalaev, et tal oli veel see aasta oli 3 tähtaega, üks oli vist mai keskel, siis oli, ma ei mäleta, augusti keskel ja siis novembri keskel. Muidugi ei ole ka ametlikult teada, et kas see, mis ta nüüd avaldusi tegi, millal see nii-öelda äkki ta lahkub näiteks detsembrist, äkki ta välja võtmata puhkust on ju. Ja, et me ei tea seda, et võib-olla ta on juba lahkunud näiteks või aga noh, et ma ei tea, mis ta kaalutlused olid ja ega ma ei tunne teda, et võib-olla tõesti ta lihtsalt sai, ma ei tea, kuidagi erakordselt kõrini, aga no ütleme nii, et eriti hästi see ikkagi välja kindlasti ei paista. Aga hüva, me teeme pausi ja siis jätkame. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, Hans Lõugas, Henrik Roonemaa uudisteportaalist Geenius.ee ja nagu lubasime, siis Facebookiga peame jätkama, sellepärast, et minu jaoks, ma olin väga üllatunud ausalt öeldes, väga märkamatult toimus ära nende iga-aastane suur arendajate konverents F8. Ma seda saadet ette valmistasin ette ja hakkasin uurima, et oot, et mis kuupäevadel see nüüd tulebki, et see peaks ju kohe tulema. Ja siis selgus, et see oli 1.–2. mail. See oli nädal aega tagasi. Ja tavaliselt on väga suured fanfaarid selle ümber olnud ja suured esiuudised ja seda paneb tähele. Ja noh, tõesti teatud Facebooki uudiseid oli nüüd siin viimase nädala jooksul, aga ei midagi sellist nagu tavaliselt on olnud, hästi üllatav. Ja ma arvan, et sellel on mitu põhjust, et võib-olla ei ole praegu kogu selle muu Facebooki jama kõrval ka uudiste väljaannetel erilist soovi seda Zuckerbergi selliseid tulevikuvisioone ja unistusi nii kõrget esile tõsta, aga teiseks, ega nad midagi väga huvitavat ei teatanud ka. Jah, eks siin oli paar sellist asja, võib-olla tõesti see meediafoon oli enne juba nii täis Zuckerbergi, et kõige rohkem mulle jäi kõrva see Zuckerbergi avaldus, et ta ütles, et 3 aastat kulub aega, et Facebook ära parandada. Ta käis siukse tähtaja välja. Kas see on see aega Elon Musk lendab siis järgmisele planeedile juba selle ilmselt küll ja Jan Koom on asutanud uue firma ja ja selle Facebooki noha meinud võib-olla. Aga mis siis Facebook teatas on see, et saab minna kutsuda siis teise meeldiva Facebooki kasutaja kohtingule läbi Facebooki ehk siis kohtingu funktsioon, mis on kõik sugused Tinderid, kupid Match.com ja kõik need asjad, mis on ju ammu internetis olemas. Facebook nüüd paneb ka endale sinna sisse selle. Millal see küll käima läheb, ei tea, et jälle selline lubadus. See oli väga huvitav, seal oli mingit segadust oli selle ümber, et alguses kuidagi jäi inimestele mulje, et see on ainult need kasutajad saavad seal deitima hakata, kelle ametlik staatus on single, aga siis kuidagi, kuna midagi ametlikult eriti nagu teada ei ole, et siis, aga et midagi on nüüd jälle nagu välja tilkunud, et tegelikult sa ei pea single olema, aga ma ei tea, kas, no ühesõnaga, et kuidas see kõik nagu käima hakkab seal. Ja ma olen lugenud, kuskilt ma lugesin, et ta hakkab eraldi äpis olema see datingu asi, siis ma jälle lugesin, et ta hakkab selles samas äpis olema. No ta ei ole väljas, ta ei ole, nii et me ei tea. Väljas ta ei ole jah, et tänavu aasta jooksul peaks siis kuidagi tulema, aga seal on põhiliselt on see küsimus, et kaks küsimust, et esiteks, kas kogu selle toimunud taustal, et Facebookil on teoreetiliselt väga hea positsioon inimesi kokku viia, sellepärast, et ta lihtsalt teab inimestest nii palju. Ja noh, sa juba ütlesid, et seal selle sinu matchi otsimisel hakkavad siis lugema ka need, et noh, et mis page sa like'id või mis grupide liige sa oled. No andmed oleks ju tohutud, mida kokku panna. Facebookil on hästi palju, on ju. Aga et kas inimesed, kuidas see usaldus seal on ja kas inimesed tahavad seda ja kuidas see pool hakkab kõik toimima. Ja noh, teiseks, ma ei tea, kõik ikkagi räägivad ju, et noored ju Facebookis ei ole. Ma ei tea, milline on siis endale kaaslase otsimise sellise turg vanuselise dünaamika mõttes, et kas see on pigem noorte teema või pigem vanemate teema. Ja kas nad tahavad oma nendest Tinderitest ja asjadest ikkagi ära tulla ja Facebooki minna, et see kõik on, Facebookil on olnud neid algatusi väga-väga palju, mis on niimoodi suurelt välja toodud ja mis ei ole mitte kuhugi jõudnud. Ja pigem on see Facebooki puhul, ma ütleks isegi reegel olnud, et ma väga nüüd, ma ei arva, et sellest üleöö mingi suur asi saab, aga võib saada. Ma ei oska ka veel midagi arvata selle kohta, kuna tõesti ta on üks selline teadaanne, mis siis tuleb tulevikus ja kuidas see välja hakkab nägema. Palju sõltub detailidest on ju. Igavaid uudiseid oli veel, Facebook Messenger saab uue ja lihtsama kujunduse
Instagram Stories saab mingisugused muutused, kuna ma Instagrami kasutaja ei ole, siis ma ei oska sinna väga süveneda sellesse asja. Sina oled või ei ole? Mitte ka eriti väga tõesti. Küll aga WhatsApp, seesama saab ka Stories samasuguse funktsiooni, et keegi annab sulle rea pilt ette, mis on mingi aja vaadatavad. Kõik see integreerub, mis kogu Facebookis suur... Instagram saab videokõned muide. Videokõned, jah. No, kõik need eri tooted, mis Facebookil on, Facebook ise, Instagram, WhatsApp, kõik nagu harmoniseeruvad, muutuvad ühesugusemaks. Et sa lihtsalt, kellel meeldib üks ikoon, kellel teine on ju. Aga huvitav on see, et vaadates kuivõrd igav ja mitte midagi ütlev on see Facebookis suurelt aasta ikkagi tippsündmuselt välja tulnud uudiste nimekiri, siis see paneb mind mõtlema, et aga huvitav, mis sealt välja jäi. Et millised suured asjad jäeti nii-öelda poliitilistel PR-põhjustel välja, kus öeldi, et kuulge, arvestades kõike toimuvat, me ei saa praegu tulla selle asjaga välja, mis siis, et me seda aasta aega juba planeerisime. Ma arvan, et seal võis ikkagi midagi sellist olla, sest see valik on praegu ikka täiesti selline B-kategooria valik hetkel tundub vähemalt. Eriti ei liiguta tõesti sellist tähelepanu nõela, et see ei... No välja arvatud see kohtingute asi siis, mis potentsiaalselt võib midagi maailmas muuta. Kellegi maailma, aga hea küll, nii palju Instagramist ja Facebookist ja WhatsAppist. Vaatame veel muid uudiseid ka. Läheme Eestisse vahelduseks, Tarbijakaitse kontrollis Eesti veebipoode ja teatavasti on veebipoodidel seaduse järgi selline kohustus, et kui sa sealt midagi ostad, siis 2 nädala jooksul sa võid selle ostetud asja tagasi saata. Öelda, et kuulge, see ikka ei meeldinud mulle. Ja seal on terve rida kitsendusi. Aga need kitsendused ei ole kindlasti sellised, et vähemasti valdavalt, natuke sõltub kaubast on ju, aga valdavalt need ei ole sellised, et kui sa oled selle asja pakendist lahti võtnud, siis ei saa saata. Saad saata küll, peab saadma. Ja samas kauplus võib sulle siis öelda, et selle asja väärtus on vähenenud X euro võrra ja siis sa pead selle nagu hüvitama. Mis on nagu keeruline arvutada, aga sa võid mõelda, et pakendad selle uuesti ära, mis kulub pakendi peal paar eurot on ju näiteks. Näiteks jah, et siis paned müüki või et tõesti, kui sa oled mingi tohutult ära kriimustanud selle, et siis võib jama tulla, eks ole, või midagi. Aga et Eestis kontrolliti siis 40 e-poodi ja nende põhjal saab olukorda hinnata kehvaks, nagu meil Geeniuses uudis on, sest 39 puhul 40 esines rikkumisi, sõltumata veebipoe suurusest ja enim probleeme esines just selle 14 päeva kauba tagastamise õigusega. Poed lihtsalt ei lase tagasi saata. See on muidugi huvitav, sest Tarbijakaitseamet tegi sellise nagu rutiinse kontrolli ja siis leidis. Aga ma nüüd ei toetusin andmetele, aga mul on tunne tegelikult, et see 14 päevane tagastusõigus on inimestele andnud teatud julguse tellida ja e-kaubandus tõuseb meil teatavasti päris hullult. Rääkisin ühe e-kaupmehega eelmisel nädalal niimoodi omavahel ja ta ütles, et kõik kolib internetti, et ma panen poode kinni, siuksed väiksed kaubanduskeskuste poed, kuna kõik kolivad internetti ja mis on kaubanduskeskuste tulevik? Keegi tegi nalja, et kaubanduskeskused on kohad, kus sa saad hakata tagasi viima kaupa, mis sa e-poest oled ostnud. Aga inimestel on julgus olemas osta e-poest, et tegelikult ei vaata väga seda 14 päeva tagastamise õigus, et probleeme ei tule, kuna kõik ostavad juba, on julgevad osta. Sest see, mis praegune tarbijakaitse teade tuli, sest nad mitte ei ole siis võtnud konkreetselt kaebusi nende kõikide poodide kohta, vaid on ise kontrollinud läbi siis nende poodide tingimused. Et tegelikult alati, see tasub alati meeles hoida, ükskõik mida ostate, et vaadake üle, et kui teil asi ei sobi, seadus lubab tagasi saata, isegi siis, kui te olete pakist välja võtnud, olete etiketi maha võtnud, olete tööle pannud ja ei meeldi. Siin on muidugi üks asi, millega tuleb arvestada, selle asja nimi on Eesti Vabariik, et Eesti on väike, ütleks siis niimoodi, sellepärast, et mina ei taha ja ei julge väga kurja häält teha nende veebipoodide peale, kuigi võiks. Sellepärast, kuigi seaduse järgi võiks, sellepärast, et Eesti veebipoed, väga suur osa nendest on väga väiksed. Ja ikkagi selle veebipoe jaoks kauba tagastamine ja siis selle ikkagi uuesti müüki panemine ja kogu see atribuutika seal ümber, ma arvan, on sõltuvalt kaubast ikka päris paras põnts võib-olla. Et okei, kui sa müüd odavaid asju, hea küll, aga kui sa müüd näiteks, võtame elektroonikat, on ju, ikkagi kui sulle hakkab mingit pakendist lahti võetud iPhone sinna saabuma või mingisuguseid muid asju, mingid muid telefone või suuri telekaid kujuta näiteks ette. Siis see ühele Eesti poele või käekellad, nutikellad, ükskõik mingid asjad, siis ma arvan, et see on päris keeruline. Kuigi jah, nad võiksid need panna natukene odavamalt müüki ja tõenäoliselt nad leiaksid ostjad ikka, aga Eesti väiksus ja
mina teen, halb öelda siin, aga ma võin öelda, see on üks suuri põhjuseid, miks mina väga palju tellin Amazonist kaupa. Sest ma olen siin aastate jooksul tagasi saatnud igasugu kraami, ka nädal aega kantud käekella näiteks, ma otsustasin, et ei sobi, ei ole kunagi ühtegi probleemi olnud ja mul on selline kindlus tekkinud, et ma julgen sealt osta. Ja kui sa saadad Amazoni tagasi, siis sa saadad ise selle nagu saatmiskulu kattad sina? Ei ole, ei, nemad kannavad sulle raha selle eest. Neil on teatud summa, ma mõtlen 8-9 eurot, selle hüvitavad ka veel. Ja ma tavaliselt ei ole siis viitsinud seda jälgida, et ma olen pannud ikkagi trackingu koodiga või jälgimiskoodiga. Mõnikord tuleb sellest rahast välja, suuremate asjade puhul ei tule, aga hea küll, et ma vähemalt tean, et ta läheb nagu kohale. Nii et ka selle raha peab tegelikult pood hüvitama. Et see on lihtsalt selline paratamatu konkurentsi olukord, ma ütleks, kuhu Eesti poed on sattunud. Aga me teeme siia pausi ja siis jätkame saadet. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Digitund jätkub, Ants Lukas, Henrik Roonemann stuudios ja vaatame siis üle enim müüdud telefonide nimekirja 2018 esimene kvartal ja see on väga igav nimekiri, sest et meil on siin top 6 on ees ja 1-4 on iPhone'id kõik. Strategy Analyticsis kogub turuandmeid erinevatelt tootjatelt ja kuna Apple teatas just oma rekordkvartalist, majandustulemustes jälle oli rekord. Põhjus oli see, nad müüsid väga palju telefone ja mis telefone? Nad müüsid väga palju väga kalleid telefone. Sellepärast, et maailmas selle aasta esimeses kvartalis kõige müüdum telefoni mudel oli Apple iPhone X, mille hinnad on ju eurodes üle 1000. 4-kohaline summa. Seda telefoni ostati maailmas selle aastal kõige rohkem. Ehk natukene võtab nagu sõnatuks, et meie ostujõud maailmas on läinud ikka väga ülesmäge. Ja küsimus on, et kui kõrgeks saab telefoni hinna ajada, et kas 1300 eurot, 1200 eurot, 1400 eurot, seal sõltuvad mälu mahust, et see on okei või? 2017 ma mäletan, juba käis kirumine, kui oli kuul jutud hakkasid pihta, et Apple teeb üle $1000 maksva telefoni, aga see on, keegi ei osta seda hull ja firma on kukul ja see on enim müüdub. Millest tuleb aru saada praegu muidugi sellest, et kui me vaatame kogu seda turgu, kus inimesed ostavad telefoni, siis seal on tootjad, Samsung on ikkagi suurem ja maailma top 3. Sest neil on lihtsalt väga palju mudeleid on ju. Täpselt, väga palju mudeleid, aga need mudelid on odavamad ja Apple on top 3 vist kas teisel kohal, 3 on Huawei, kellel on ka väga palju mudeleid, aga Apple on vähe mudeleid ja nad müüvad väga palju värskeid telefoni, äsja välja tulnud ja äsja välja tulnud telefonidest on siis iPhone X esimesel kohal, teisel kohal iPhone 8, kolmandal kohal 8 Plus ja 4. kohal veel selle aasta esimese 3 kuu jooksul oli iPhone 7, mis on siis 1,5 aastat vana telefon, seda läks ka veel kaubaks. Ja 5. suurelt Hiina turult on üks Xiaomi mudel ja alles 6. kohal on siis Samsung Galaxy S9 Plus, ka Samsungi kõige kallim telefon. Ja kõige värskem ka vist. No selline nimekiri, eks ta niimoodi aasta-aastalt on, et kes tahab panuseid teha, et kunas tuleb Samsungi esimene üle 1000 eurone telefon, kunas Huawei'l, kaua see pull kestab, me ei oska öelda. Küll aga on väga huvitavad numbrid tulemas potentsiaalsest uuest platvormi võitlusest, mis on siis need hääleassistendid. Need torud ja silindrid ja kõlarid, mille või kellega millega saab rääkida, vestelda. Ja Google'i nende seadmete hulk, kus on sees Google Assistant, ehk Google'i hääleassistent, on nüüd viimase 4 kuu jooksul üle 3 korra kasvanud. Ta oli aasta alguses siin veel 1500 mudelit siis, kus Google sees on, nüüd on juba üle 5000 ja seal on igasugu asju alates kõlaritest ja lõpetades, ma ei tea, külmkappide ja mis iganes elektripliitide ja pesumasinatega, nii et seda Google'i hääleassistenti on nüüd pandud igasuguste vidinate sisse ja see on koht, kus mulle tundub, et ralli käib, sest nii Google kui Amazon on selle üsna vabaks lasknud ja öelnud, et kes iganes teeb neid vidinaid, lihtsalt kood on siin, pange sisse. Täpselt, et Alexa on see teine tegelane, kes iga pool asjade sees on ja tavaliselt on need nutikõlarid, aga tõesti ka igasugused koduseadmed ja kus sa saad siis hääljuhtimisega küsida ja käskida midagi. Ja siis kui me Apple'ist rääkisime, eks ole, et siis siin ikkagi ametliku numbreid nad ei avalikustanud, aga üldiselt analüütikud ja spetsialistid arvavad, et nende selle
Siriga kõlari, nutikõlari müük on olnud oodatust tagasihoidlikum, sest nende hääleassistent lihtsalt on natuke loru ja totu, et võrreldes konkurentidega. Ja Apple'i ei oma ka platvormi, nii nagu teised teevad. Et Apple'i Sirit ei ole kuskil mujal, ainult Apple'i seadmetes. Ja, et siin nüüd ma arvan, kogu mäng käib selle peale, et kas see on oluline platvorm. Et seda, et kui paljud inimesed tahavad endale koju sellist mingit vidinat, millega saab vestelda ja pesumasina käest ilma teadet küsida, et see ei ole ikkagi veel päris lõpuni selge, aga et kui sellest peaks, ma ei usu, et sellest saab uus nutitelefon, aga kui saab, et siis siin käib rebimine mängus, kus Apple'it ei ole ja isegi Microsoft ei ole, et see käib rebimine hetkel siis Google'i ja Amazoni vahel. Mul tundub ka, et see ei ole platvorm, aga see on selline trend, et sa paned selle tarkuse igale poole vidinate sisse. Et ehk siis eelkõige need kõlarid kodus, aga kodumasinad ka. Aga kas see läheb kuidagi laiali, kas selle pealt kasvab mingi uut sorti tüübi tooted? Nagu skeptiline, et sealt midagi annaks tulla. Selge. Meie saade on läbi selleks korraks, aitäh kõigile kuulajatele. Järgmisel nädalal oleme jälle eetris ja tuletame taas meelde, minge Spotify'sse. Kui te meid tahate järel kuulata, kõige lihtsam viis, kes on Spotify kasutaja, pange digitund sinna sisse, pange restart, ka trükkige sinna sisse meie teine saade ja siis saate meid kuulata hästi mugavalt järele. Aga see tähendab ikkagi, et meie saade on läbi ja kohtume nädala aja pärast uuesti. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.